No kui praegu minule öeldakse sõna ingeri, siis mul muidugi tuleb silmi ette ingeri kaart. Aga ma mõtlen, et ma olen ikkagi sündinud perekonda, kus see oli nagu loomulik mingisugune niisugune vesi või leib, mida ikka, eks ole, inimene sööb ja joob. Et see tuli kuidagi niiviisi ilmselt, ma ei mõelnud selle peale. Aga siis muidugi kõigepealt muidugi see vanaema lähedus, sest temaga nagu palju mingis muus keeles tegelikult kodus rääkida, ei räägitud ega vist ei oleks saanud. Hoovi peal nagu teised lapsed küsisid, et mis keelt mu vanaema ikkagi räägib. Et nemad ei olnud harjunud selle murrakuga või sellise, et eesti keelt räägitakse nii tugeva aktsendiga, eks ole. Siis ma hakkasin nagu sellest hetkest nagu täitsa pisiksena mõtlema, et kas ta räägib tõesti mingisugust teist keelt. Ja muidugi siis need isa jutud. Ja siis see, et ta käis teises toas rääkimas vanaemaga teises keeles. Et ta meiega rääkis eesti keeles, aga teises toas ta rääkis ikkagi selles teises keeles sageli. Need ei olnud võib-olla pikad jutud. Ja siis ka tema siis vanatädi ei rääkinud mul suurt teist keelt. Ta õnnestus saada ühe keelega hakkama, kuna ta oli lihtne lüpsja laudas ja seal selles kohas, selles nii-öelda sovhoosis, nagu tol ajal kutsuti, oli neid sovhoosi töölisi teisigi ingeri soomlasi. Nad suhtlesid külatänaval omaenda keeles. Ja tal oli abikaasa, oli soomlane ja nemad rääkisid nüüd hommikust õhtuni soome keelt. Ja see oli siis täitsa teine maailm. Ja siis ma füüsiliselt mäletan just seda küpsetuste lõhna. Ja siis need küpsetused ei olnud mis mingid juhuslikud, vaid need olid ikkagi nii tehtud, nagu seda ka Ingerimaal tehakse. Et see oli nagu võib-olla mulle isegi niisugune kultuurišokk teatud mõttes, et ma nagu tutvusin uue kultuuriga mõnes mõttes. Ja see muidugi süvenes, see huvi nagu süvenes võib-olla kuskil keskkoolist, võib-olla isegi ja ma hakkasin ülikooli ajal siis oma seda vanatädi, kes oli praktiliselt ükskeelne inimene, hakkasin salvestama teda. Ja siis ma avastasin, et see on niivõrd sügav maailm. Koduvanaemaga see ei oleks õnnestunud, tema pigem vaikis. Temal oli esimene abikaasa, oli vangistatud ja ei tulnud vangist tagasi. Teine abikaasa jäi sõtta. Ja tema oli nüüd see inimene, kes mingis mõttes oli muserdatud. Ta oli küllalt noor, kui mina teda mäletan, nagu 60-ne, nii nagu mina praegu, aga ta nägi välja nagu rauk. Ma mäletan nii selgelt, et sellest oli siis juttu ja siis räägiti sellistel teemadel ju pooli hääli tegelikult. Sest hea küll, et ei olnud olemas neid sõja ajal ingeri soomlastega toimunud sündmusi, et kuidas nad Soome siis evakueeriti ja see oli ju pööraselt suur ja keeruline operatsioon tegelikult, kui me mõtleme, et ligi 70 000 inimest viiakse, eks ole, kuskile. Me näeme, et tänapäevalgi see on küllalt raske erinevates konfliktikolletes, aga veel üle mere ja nii edasi. Ja siis muidugi ei räägitud ju tollal ka sellest, et kuidas siis Soome ikkagi mõnes mõttes välja andis need inimesed või Venemaalt tagasi nõudis, eks ole, ka sellest oldi vakka. Saati siis seda, et oleks räägitud, et ingeri soomlaste 2 rügementi osalesid sisuliselt vabadussõdades omal ajal, siis 1920, eks ole. Et selles mõttes, jällegi, et ma võin öelda, et ma olen õnnelik inimene, et ma olen kuulnud neid teemasid niiviisi, nii-öelda rohujuure tasandil ja siis hiljem hakanud nende vastu nagu huvi tundma.
noh, räägitakse ju sellest, et nagu justkui sõja ajal oleks ingerisoomlased siis kuidagi kaotanud oma kodumaa, aga tegelikult juba kolmandik neist kaotas oma kodumaa juba 30. aastatel. Nii et see sõda lihtsalt veel tegi selle puhta vuugi nii-öelda. Et jah, ma kuulsin nendest asjadest ja minu jaoks olid nad noh, ikkagi kui noore inimese jaoks või täitsa lapse jaoks, eks ole, olid need ikkagi valdavalt šokeerivad asjad. Vanaema jällegi oli kuss, sest tal oli küllalt rängad kogemused ja eks paljud läksid ikkagi, ma arvan, seda teed, et pigem lastele mitte rääkida, sest neil on lihtsam elada. Et ma arvan, et minu põlvkond ja isegi noh, minust vanemad inimesed pigem kuulsid nendest asjadest noh, ütleme niisugused jah, et niisugused köögi- ja saunajutud võisid ju olla, aga neil endil jäi ka küllaltki hämar, et sellist tervikpilti ei moodustunud, et mingit kirjalikku allikat ju tegelikult ei olnud. Nagu mõned inimesed on öelnud, et meist said eestlased ühe suve jooksul. Et laps läheb, kui ta lapsena siia saabus, eks ole, laps läheb ju õue ja tänavale, eks ole, ja õpib selle keele, millega ta seal mängides suhtleb teistega ja tõesti noh, õpiti praktiliselt ühe suvega see keel selgeks ja mindi Eesti kooli või siis Ida-Virumaal muidugi ka vene kooli sageli, eks ole, vastavalt sellele ümbrusele, eks ole. Ja kui kodus nende asjadega spetsiaalselt ei tegeldud ja ütleme, see eelmine põlvkond tasapisi lahkus, et ja sealt nii-öelda vanaemade tagatubadest enam seda aktsendiga räägitud eesti keelt ei kuulnud ja neid kirikulaule enam ei kostunud. Oli asju, millest ma arvan, et mõned inimesed ei tahtnud kunagi rääkida ja ei maininudki neid kunagi. Ja no näiteks ma võin oma vanaema peale mõelda, et ma sain teada, et ta esimene mees suri, eks ole, noh, täiesti täiskasvanuna esimest korda, tema suust ma seda ei kuulnud näiteks. Et no isa mul oli täielik, noh, selles mõttes tal oli ikka väga palju komplekse. No ta tahtis kõigest rääkida, aga siis mingi koha peal tal jäid sõnad kurku kinni, et ta ei suutnud rääkida. Et ükskord ta kirjutas mulle mingi nime paberile, sest ta ei saanud seda välja öelda, sest ta noh, oli nii hirmul, et ta mainis seda nime, ta ei maininud seda nime, ta kirjutas selle paberile, sest ta ei tahtnud seda mainida. Ja pärast seda, kui ta oli selle paberile kirjutanud, muuseas mitte pliiatsiga, vaid pliiatsi tagumise otsaga. Nii et see jälg jääks sinna võimalikult väike. Ja siis ta mõtles natuke, siis ta neelas selle alla, selle pabertüki. No ühesõnaga, tal oli niivõrd nagu noh, vaistlikult niivõrd sees see, eks ole, et teatud nimesid noh, ta ei või mainida. Seega siis 60. 70. aastate elu, ütleme Nõukogude Liidus, eks ole, kui sa teatud reegleid ei rikkunud, eks ole, ja peaga vastu seina jooksnud, eks ole, siis nii nagu öeldi, et sai elada. Kui ma ülikooli sisse sain ja läksin sinna Tartusse, eks ole, siis viimane lause oli tal umbes see, eks ole, et vaata, et sa siis seda nagu ingeri asja ei hakka ajama seal. Mul on mingis mõttes kahju, et siis, kui
käivitus see niinimetatud palumuutu 90. Et siis ei võetud nagu härjal sarvist, et ta oli nagu, kuidas öelda, jälle tundus tagantjärgi vaadates niisuguse noh, ma ei oska öelda, tööjõu liigutamisena, eks ole, sest et noh, sel hetkel, kui inglissoomlasi hakati Soome võtma, siis oli seal jällegi see, eks ole, et oli vastupidi, tööjõupuudus ja inglissoomlased olid hea meelega valmis kohe tulema, eks ole. Aga keegi ei teadnud, et aasta pärast on vastupidi, et on juba tööpuudus ja et olukord noh, niiviisi kardinaalselt muutub. Tegelikult sellises mahus inimeste maale kutsumine kuskilt teisest riigist oleks võib-olla isegi eeldanud mingit iseseisvat noh, niisugust seaduslikku nagu tausta või tuge. No kui väga suurt üldpilti vaadata, siis ühe rahva hävitamine on tegelikult väga-väga pikk protsess. Et noh, me teame maailmast seda, aga me teame ka Vene impeeriumist, eks ole, et Kaukaasia rahvaid on ju no jah, mõni suudeti peaaegu viimse poisikeseni hävitada, aga siiamaani seda tehakse. Kunstliku näljahäda tekitamine Ukrainas 30-ndatel, eks ole, kus 4 miljonit inimest ju tegelikult hukkus, ei viinud ka ju mitte kuskile. Lõpuks me näeme, et me oleme täpselt samas punktis, kus me olime 20. aastate alguses. See rahvas tahab olla iseseisev. Ta tahab ennast ise väljendada, eks ole. Ta tahab, et tema piire tunnustatakse, eks ole, kultuurilist eripära tunnustatakse, eks ole. Me oleme täpselt samas punktis ikka veel. Noh, hea küll, et väikerahvaste puhul kehtivad võib-olla mingid teised loogikad, aga ikkagi ma olen käinud Vadjamaal näiteks või Vepslaste juures, eks ole, ja ma kohtan seal ikka ja jälle neid inimesi, kes tahavad enda keeles midagi öelda, eks ole. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes mul tundub, et ega inglissoomlaste, kuigi nendelt on võib-olla siis ära võetud see maa enam-vähem, seal neid on ju ainult võib-olla 1000 või natuke rohkem, eks ole, kes endid inglissoomlasteks loevad. No pessimist ütleks, et õnnestus, sest kogukonda ikkagi kui sellist või ühiskonda kui sellist ju ei ole. Noh. Et me vajame väljapoolset tuge mõnes mõttes selleks, et olla nagu rühmana olemas. Aga nagu üksikisiku seisukohalt kindlasti on see ebaõnnestunud, sellepärast et neid, kellel see juurikas on olemas ja kes seda oluliseks peavad, on ju väga palju veel. Ja mina isegi ei oska öelda, kui palju. Kindlasti kokku võib-olla isegi 10 000, eks ole. Ma väga ei taju seda, et oleks olemas nagu selline tugev kogukond. Et kui meil on Eestis 10 nagu ikkagi, olgem ausad, hääbuvat seltsi, sellepärast et keskmine eluiga ikkagi on üpris kõrge, siis võib-olla ma oleksin nagu pessimistlik, et see assimileerumise aste on juba nii tugev, et neid tunnuseid, mille põhjal ennast inglissoomlaseks lugeda, on kaunis vähe. Aga siis teisalt tänapäeval ju vabas ühiskonnas on ju tegelikult üha rohkem võimalusi, et seda süvendada. Nii mõnigi inimene võib selle võtta omale nii-öelda harrastusidentiteediks, eks ole, ja kasvatada sellest harrastusidentiteedist endale tegelikult
võib-olla mõne, võib-olla isegi 10 või isegi 20 aasta jooksul väga tõsise osaidentiteedi. Kaasaja inimene ei pea olema, eks ole, midagi niisugust monoliitset, eks ole, vaid ta võib täitsa vabalt, eks ole, tekitada omale osaidentiteeti ja kui see on temale nagu mingi juurikas on talle tähtis, siis ta saab selle juurika kaudu ainult uusi võrseid kasvatada, aga selleks on vaja muidugi tööd teha. Ja muidugi see on kahju, et siis kui ei ole õigel ajal osanud nendelt vanematelt sugulastelt või küsida, siis mõnes mõttes siis on see aeg nagu möödas, eks ole. Mina olen nüüd üle 60, eks ole, ja ma olen mõelnud, et mida ma elus veel võiksin teha, mida ma teeksin rõõmuga, siis see võib-olla just puudutaks ühte niisugust muuseumi, ühte niisugust esialgu võib-olla kas või mingit muuseumituba, aga see võiks olla püsinäitus, kuhu ingerisoomlased saavad igal ajal ükskõik kust, kus nad on ka sattunud elama, eks ole, tulla ja tunda, et see on nende asi. Ja et muidugi see on siis ka teistele soovijatele ja huvitundjatele, eks ole. Et see võiks olla mingi niisugune tänapäevane muuseumi vorm, kus ei ole võib-olla liiga palju esemeid, eks ole, aga neidki võib olla. Ja siis just, et kuidas see lugu nagu erinevate perelugude ja erinevate isikute kaudu siis esitada.